Minu jaoks on see puhas rõõm. Minu jaoks on see jalutuskäik metsas. Minu jaoks on see trenn. Minu jaoks on aeg sõpradega. Minu jaoks on see tee. Tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistlusi diskgolfis. Meil on jäänud mängida 10 korvi ja oleme koos Markus Tvinjaninoviga seda sisse lugemas Pärnumaa rannas. Jau, tere tulemast ka minu poolt. Leaderpoolis mängivad siis Silver Lätt, Siim Isup, Kristo Vaikmaa, Silver Koni ja Markus Tvinjaninov. Rada 11, par 4. Mängitakse nii-öelda ikkagi placement shoti siin esimese viskega kindlasti sinna selle tunneli poole, mis ma arvan, et hakkab nii umbes 80-90 meetri pealt. Siim sai siit päris hea kiki, et põrkas täpselt tunneli ette. Kui juba selle tunnelis sees või selle eespool oled, siis on hästi, et mina mängin eeskäega. No, see vise peaks madalama minema, lähen natuke kõrgele, aga põrkab täitsa sinna augu ette, et see oleks piisab täiesti. Ja kui isegi sinna pikaks tahapoole viskad nii-öelda metsa sisse, siis üldiselt on ka versioon nii-öelda läheneda, et pigem visata siin julgelt peale, kui jätta nii-öelda lühikeseks. Ja ma ei tegi, kas Silver läks otse nii-öelda sinna korvile põhimõtteliselt viskama või mis ta see mõte oli, et kuidagi vise kindlasti ei õnnestunud nii, nagu oleks võinud. Ja Kristo Vaikmaa Team Disksport esindaja nüüdsest. Ja siit paneb niisuguse mõnusa madala ja täpselt sinna koridori peale ja saabki niisuguse, ütleme, et meeldiva puupõrke, et see jääb sinna koridori keskele. Natuke õnne armastust ka. Ja Silver Koni läheb nüüd. Kindlasti läks korvile viskama, sest et ka teine ring ka minu arust proovis sai päris õnnestunud viski, aga nüüd ikkagi lõpetas õnnelikult jälle koridoris, et siin oli peaaegu kõikidel mängijatel väga õnnelik nii-öelda puuabi praegu, et kõik jäid keskele, mitte ei löönud vasakule ega paremale. Siim nüüd selle jätab küll madalaks ja siit oli üks 50-60 meetrit jääda, aga selline tunneli vise ikkagi, et ja tõesti, hea vise minu poolt. No see on ikkagist, näed, oli õnne, et sa saad putida. Et läks sealt puges igalt poolt läbi. Vaikmaal on ikkagist niisugune päris sketši lähenemine, et okei. Ja talvel ikkagist lohistatakse kohale see ketas, ei ole midagi. Siin on pikema mõtlemise, et Silver paneb ka oma lähenemise, mis jõudis suhteliselt korvi juurde. Ja Konilt siis ka siin nii-öelda pöördile lähenemine, et kas saab sellega hakkama. Ja ilusti on tõesti korvi juures ja isegi puutus korvi kette, võiks öelda. Ai. Siin oli praegult oleks kohe poistelt 2 silma tagasi või ühe silma vähemalt tagasi. Üks oleks läinud ühe silmaga ära nagu piraat pärast korvi juurest. Just, nagu meil siin viimasel kombeks on. Ja Silverilt siis pöördiputt. Ilus putt. Täpselt seal korvi põhjas. Vaikmaa ei jätta ka väga palju siin soovida südamesse ja pöördi. Ja mina kindlasti juba tunnen ennast mugavalt, sest et putid on olnud head terve võistlus. Vaatame teise nurgalt. Ja ei läinud üldse pihta. Ja ma natuke mõtlesin, et kas lähen rokiga lähenen kindla peale alla või jätan sellise putti. Ja proovisin, aga ilmselgelt oleks pidanud kiirema driveriga võtma võib-olla isegi. Koni mõtleb ka ikka putteri peale, aga seal käes on ikka midagi veel järele. Kui see ikka selline pulk oled ja nii-öelda materjali peal ei ole, siis on ikka raske. Ja ma võtsin ka vetsust selle punase rätiku kaasa ja see aitas tegelikult sellel putteril sisse minna. Ja siit me näemegi, et Isup ja Tvinjaninov ei saanud siit pöördisi kätte, et see ei olegi tegelikult väga raske rada või ütleme nii, et siit ikkagi tahaks saada seda pöördit kõikide nende drive'idega. Aga nüüd uus lisarada. Lisarada ja selline, vastik rada, ma ütleks. Jah, aga samas ka ei saa öelda, et raske on, et kui ikkagi esimesse puusse ei viska, siis nagu üle 3 ei tahaks võtta, aga kindlasti
sai ka võetud rohkem. sai, et isegi siit vist. Jah, seal on see tunne, et sa tahad üle väänata ja konid muidugi nüüd super skip sealt metsa vahelt veel siia ringi sisse täitsa vist isegi. Meistrikate armastus hoidis. Siim läheb siin PA2-ga, kui ma ei eksi. Tundus, no kaamera praegu ma ei saanudki, ta ei saanud seda kätte, aga viskas ikka jube kõrgele selle kuidagi. Ja tundub, et mul siin juba katus sõidab ikkagi taguriga peale, enam ei viitsi eeskätt ka mängida. Ja täitsa ilus ise ju. Vist oli isegi jah, aga noh, mina sain need puud teistpidi siin kätte ikkagi, et sinna tahapoole, kus seda lähenemist saab harjutada ja Vaikmaa läheneb siin lihtsalt parrile. Jah, lähemale ei saagi. Päris kaugel oli veel, aga õnneks oli tunneli keskel selles mõttes, et ja Isup läheb ka ikkagi täitsa proovima seda, aga natuke lühikeseks. Siit tundub nagu Turu see rätt oleks ümber peamehele keeratud, ei teagi, mis mõtles enne seda päeva. Aga nüüd on vist juba rokk käes või? Ei ole. Ei tea jah, see võib olla ka mingi MD3. Nii. Ja see ka ei jõudnud ikkagi, noh, jah, siin on ikkagi... Kuigi see oli juba katsemoodi. Ma arvan, et see oli lähemal kui eelmisel korral. Ja Silver paneb ilus ja... Silverid, ma ei tea, kas see oli siis üle 10 tundus isegi. See oli ringist väljas, jah. Ja Konil saigi selle skipiga, sai siia täitsa mingi 6 meetri peale. Jah, vahepeal ka õnne ja armastust peaasi, et realiseerib. Jah, et see ongi kõige tähtsam, et ja siit kindlalt vasakule ja sisse, et seda oli vaja. Nüüd sul jälle niuke 5 meetrikas, et need olid südamesse. No parri päästab ära, aga neid teisi asju väga ei taha võtta, et selline trennivärk rohkem, noh. No hiljem öeldi mulle, et on meistrikate ring, käis ära juba, ma mõtlesin, et on need treeningringid tegelikult. Ja. Aga noh, mis sa teed? Ja nagu me näeme, siis Silver on -21-ga läinud juba päris pikalt eest ära Vaikmaal -16, Isupil Konil -15 ja sul siis -13. Aga kõik on veel väga lahtine, et mängid on veel kõvasti. Siin on siis see ümber kukkunud puu ka nii-öelda mando tähisega, et selle alt peab läbi viskama, muidu on kohe dropzooni minek. Ja Sillu mängis putteriga, kui ma ei eksi, siis oma shieldiga ilusti sinna korvi juurde. Siin rajal kindlasti üldiselt ikkagi tahad saada pöördit või vähemalt ikkagi võimalus seal 10 seest, et tegu näinud vist, ma ei tea, 50 meetrit, 60 meetrit pika rajaga. Et see Mando nüüd natukene muudab nagu võib-olla, aga samas ega sa ei mänginud kuskilt mujalt ka siis, kui seda ei olnud, eks. Et ainult see, mis nii-öelda 2 kõrva vahel sel hetkel sai seda rada raskemaks muuta, et muidu ta oli suhteliselt sama nagu alati tegelikkuses. Isupil jälle kõrgelt, aga poeb sealt läbi. Ja täitsa all, ma arvan. Kui ma ei eksi, siis ta natuke libises sinna mäest alla, aga nagu jättis mul ikkagi puuti võimaluse. Ja näed, sina ka jälle tagantkäega täitsa. Ja lähedki seda skipi otsima ja... Ma võtsin sellised natuke uhkemad ketad ka kaasa puttimiseks, et noh... Oli jah, täitsa ilus mingi asi oli seal peal. Ja väiksel õel lasin joonistada, et siis on nagu ilusam vaadata. Peretugiga kaasas. Ja näed, ikkagi Isup oli täitsa kehvas kohas, ei saanudki sealt väga. Jah, Tialal tundus nagu täitsa aus koht, et... Ja Koni on seal samamoodi põõsas, aga tundub, et tal on mingisugune auk ikkagist. No ja oli sealt. Eks seal praegu ongi see, et kui korvi all maandud, siis lihtne on see skip tulema pikem kui tavaliselt, et muidu on seal selline liivane pinnas, et kohe võtab kinni ja üldiselt minu arust. Ja siin ongi Vaikmaa ja... Silver saavad 2. Ülejäänud vist võiks 3 kätte saada, et sul on muidugi veel jälle natuke tööd teha. Eks peaks saama, aga ütleme nii, et noh, jah, ikkagi siin keskendusin ja võtsin oma aja ja vaatasin kädipuki korra, et OBS-iga on ümber, sain rahulikult minna viskama ja julgelt. Lasin natuke tuulel kanda S-i jõudnud teha, aga praegu hoidis lõpuni sees. Koni ka ilusti ikkagist realiseerib selle. No, niukselt maalt ikkagist võiks juba ära panna ja Siim on sees. Jah, nagu me näeme, siis Läit ja Vaikmaa lähevad vaikselt oma teed ja Isup Koni -15 peal. Isup ja Koni ja nii-öelda Vaikmaa vahe jällegi teid palju, et siin rajal nagu on see lihtne muutuma, et kui Koobias on kordades vähem kui suvel, et saab nagu rohkem loose cannonit panna igale poole paugutada kuhu võimalik. Silveril tundus, et see ise läks nagu hästi kõrgele ja feidis nagu palju vasakul, aga tegelikult sai seal mingi põõsa ja kuigi ikkagist on ringist väljas ja ikkagist halvas asendis putti.
Vaikmaa nagu laseb vaikselt selle asja lendu ja ta lendab ja Vaikmaa viskab mõnusalt sellised kerged alakaid, et kettad teevad tema eest tööret ja pea üldse rässima ja tulemus ongi tegelikult olemas. Koni läheb jälle niukse, käib korra jõe peal ära ja tuleb kindlalt ülevalt tagasi, et see ikkagist oli päris hea vise. See ikka täitsa korvi alt põrkas. Jah, näed, viskas isegi lumekaamerasse, ma näen, et siin. Ahah. Ja noh, isupil ka kätt on ja läheb samamoodi, et käib jõe teises kaldas ära ja tuleb tagasi. Ja ilusti on siin praegu kümnesesse pandud järjest kõik poisid. Ja nüüd siis ainus mees, kes siit eestkäega läheb ja näed, isegi peitis operaatori korraks ära, aga näed, tullakse tagasi. Ja noh, teine operaator sellele pihta ei saanud, aga võib öelda, et see oli tegelikult päris kohal see vise. Jah, natuke pikaks vist läks ja oleks võinud kõrgem olla, aga mõtleme nii, et võimalus on, et siis on juba okei siin rajal, et ja Silver paneb kuskilt, ma pakun, et 14 meetri pealt äkki või? jah, ja stradelist, mida ta, ütleme nii, et pool aastat üldse ei tahtnud teha tagasi, pool aastat tagasi siis teha. Ja ega sinagi, ma arvan, mingi 9 pealt äkki või? Jah, üks putt läks sisse ka võistluse peale. Tundub, et stradelis sobis, et äkki jätkad? Äkki oleks nõustamist vajanud vahepeal jah, et ma ise olin ise chase cardis, et ma mängisin 6. koha peale, et või oli see 26, ma ei mäleta. Ja Konilt nüüd 4 meetri pealt muidugi. Ja tahab kohe teist rada minna mängima, aga ei saa veel, ikkagi peab siin rajal ära lõpetama, tegi seal väikse liigutuse. Ja Vaikmaa tõstab, on see nüüd pördi? Peaks olema. See vist oli nüüd parr ikkagi. Tead, me näeme seda kohe, kui need tulemused ette tulevad sul. Ja, et me nüüd siin vahepeal jäime lobisema, et nüüd ei näinudki, kas ta vahepeal tegi midagi. Aga ma millegipärast arvan, et see oli parr. Koni tõstab ka parri sisse. Ja see oli parr Vaikmaa. Ja vaata, Dvinjanino on võtnud ka pördi vahepeal. Jah, ja tõusnud täitsa niisuguse poodiumi lõhn lähedal. on juures, kuigi need mehed siin ei tea, mis teeb ka Rainis Moro nii-öelda chase poolis või siis 3. poolis, ma ei ole kindel, kummast ta oli. Tema vist oli teises kaardis ja temal oli selleks hetkeks ikkagist juba asjad olid päris kuumad, võiks öelda. Ja siin nüüd, no see on ikka maailmaklassi nii-öelda eeskäeviskad, mis siin 2 virtuoosi poolt tulid, et seal kohas, ma arvan, Silver ei ole ammu käinud, ei ole ka mina vist kordagi käinud, et ja noh, ka need tagantkäeviskad kindlasti ei ole päris need, mida sa otsid, aga tagantkäe mängijana ma arvan, et siin nagu pördi on nii-öelda boonus ka, et see poisid on kindlasti võimelised tegema seda, aga nii-öelda ilm ja kõik muu väga ei soosi justkui seda tagantkäe pöördit. Et mängitakse nii-öelda tagantkäega pigem ikkagi kindla 3 peale, et see rada nagunii ei ole selline just nagu pöördisi võetakse, et 3 ringi peale võeti ainult 1 pöördi minu teada. Ja see olid sina, jah? No vot jah, esimene ring, kui mäng veel õnnestus, siis oli täitsa okei. Ja siit sellised suhteliselt rutiinsed lähenemised, mis saavad küll väga pika skipi praegu, aga jäi sinna vist. Ta jäi safe, jah, et ja no siit tuleb ikkagi, ütleme nii, et Arsenalil on viskeid, oleks võinud natuke kangem olla, aga põlve pealt selge ees. Ja samamoodi lohises natuke alla, aga õnneks päris jõeni ei jõudnud. Isub nüüd. Natukene jätab sinna üle kandma, aga sai väga õnneliku põõsa ja õigele poole ka, mitte ei jäänud sinna põõsasse kinni ega läinud ka valele poole. Ja Vaikmaa nagu kuidas ma ütlen siis, mitte temalik nii-öelda lähenemine, et jättis endale seal natukene ikkagi teha. Kuigi tema nii-öelda putiraadiuses on see päris okei. Ja näed, sa oledki sealt põõsas seest ja paned korralikke niisuguse annuka poisi teele ja see oli jah, siin ütleme päris tegus putt, mida andis ikkagi teha, et siit nurga all seda ei märganud väga, aga Silveri jäi ka võlgu, et aga jah. Ja Vaikmaa esimene eksimus vist. Ja ma arvan üldse sellel aastal esimene eksimus. Võib olla, et ka selle aasta esimene eksimus ja eelmine aasta olevat ka ta ühe korda eksinud, aga seda nägi ainult 1 mees ja see mees kadus ka eelmine aasta ära. Jah, pärast seda ta oli kadunud. Jah, et ainult tegelikult need on üksikud lood, kus on olnud, aga noh, neid ei saa tõsiselt võtta. Aga ei ole hullu selle trajal. 4 ei ole veel niuke, mis nagu väga kurvaks meile teeb. Natuke kurvaks, aga mitte nüüd väga kurvaks. Ja seis kohe palju põnevamaks. Ei olnudki ühtegi pöördi nii-öelda võimalust, ainult parri päästmised ja needki suhteliselt nii-öelda rasked, mitte nii-öelda. Silver nüüd lähebki, ma ei teagi, kas ta oligi plaaninud, nagu, et ta läheb sinna täitsa taha juba või läks see ketas liialt üle.
no viske nii-öelda jõustus küll, et ega ta seal tagasi midagi ei hoidnud, vaid justkui placement ei läinud mängima. nii, ja sina, no ikkagist korralik vastutuul on seal, et Eks minu enda vise oli vist natuke nii-öelda ebaõnnestunud, ma nii palju ei tahtnud, aga noh, kindlasti läksin sinna birdie peale mängima. ja Siim läheb ka sinna täitsa taha mängima, et sealt saab vist paremalt juba Tagapoolsel peaks olema mingisugune nii-öelda Auk, jah. jump-ut ja auk küll olemas, jah. Kui ma ei eksi, keegi sinna peaaegu et isegi sai ka, aga ja Vaikmaa paneb selle niimoodi õhku ja see peaks sinna vasakule põõsa kõrvale tulema nüüd. ja siin olgu kindlasti ära märgitud, et siin rajal siis võeti ainukene birdie kohaliku poisi poolt, noorsand Urmas Lääne, eks ju. Urmas Lääne jah, et kui tal, noh, poisil on jõudu, ega see on kogu aeg ju loopinud seda rada ja Ja. teab täpselt, kuhu visata ja Urmasel on seda viset küll, noh. Nii, siin ei olegi muud kui tegelikult lihtsalt Ega see lähenemine ka nüüd väga päris kerge ei ole. mägi oli otse ees ja Ja saidki mingi põõsa jah, vist. jah, sain selle viimase männi, mis seal ees oli. Et seal jäi veel teha küll. Ja Vaikmaa samamoodi, aga noh, -hmm. poeb ka sinna, aga vist ikkagist jääb niisugune väike puti võimalus. hästi. ja ei olnud siin ikkagi ühtegi auku praegu konil ka, et ta oli kõige lähemal, aga pidi sealt kuskilt täitsa üle mängima. Ja isub samamoodi, mängib eestkäega üle hoopis, et see ei ole ka mõnus vise, kui üleval on nagu suur tuul, aga pead kindlasti kõrgelt viskama, siis väga raske on arvestada sellega, mis ketas täpselt teeb, et ja oledki täitsa 10 joone peale. ja täitsa mööda ka korvist selles mõttes. 2 meetrit mööda, ma ütleks. Võiks öelda 2,5 isegi, et mul pärast statistikamehed ütlesid, et no, et see oli ikka täitsa mööda, et järgmine kord, kui nii mööda viskad, ära hakka üldse viskamagi. Ja Isup näitas ka, et pani ka. Ja Vaikmaa nüüd hoidis nüüd sees, korviga olid koodid peal ja rahakood oli peal, võiks öelda, ja tuli see Isup ikkagi. hakkab, jah, päästab ilusti 4 vähemalt ära, et ega see lihtne puut ka ei olnud praegu. Ja ega sulgesin, kuigi ma usun, et sa selle paned ära. Ja siin korvil sai ka 2 aastat tagasi suvistel tehtud kõvasti pahandust, kui oli kõva rabelemine ka siin esi-3 ja 4. Aga teistele siit peaks olema Lihtsad parrid. parrid, jah, kui ma ei eksi. Silveri on Timberlandid jalas, kes veel ei märganud. Ja jah, mina ja Isup võtsimegi siis bogid ja oleme 2 alla nii-öelda ringiga koos Koni, Isup ja mina ja Silverilt soliidne -7 juba ees. Ja Konil oli, või Vaikmaal oli natuke vähem, aga 4 oli Vaikmaal. Silver läheb siin nüüd par 4 rajal nii-öelda võimalikule iiglile mängima, ma usun, et kui selle eeskäi viske nagu vähegi suudad õigest suunast saata, siis võib anda võimaluse küll. Palju oksi ja asju, aga siiski nagu Silveri koha pealt võib proovida praegu seda, et tal on siin ruumi nagu. Ruumi pluss see OB sealt tõmmati ära, vaata, et vanasti Eestikat suviste ajal oli seal OB, et siis ei julgenud minna, aga nüüd talvel seal OB-d ei olnud, et sa julged peale minna. Ja tundub, et sa see läks nüüd jah, täitsa liiga palju keerasin peale ja ütleme nii, et seda viset ma ei harjutanud väga palju enne, aga siin tundus praegu, et pöördi on liiga vähe, et peab ikka maksimumi minema proovima. Ja Isup läheb väga kõrgelt ja jõuabki täpselt sinna auku. Lihtne ongi tegelikult siin mängida nii-öelda ava tagantkäega, läheneda siis tõenäoliselt eeskäega ja Vaikmaa nüüd täiesti paha asendi pealt suudab selle visata sinna see oli super vise. 4 meetri peale. Ja mul siin ei ole näha, aga see auk on väga madal ja väga palju oksi on siin kohe viskele ees ja hiljem ka nende teiste puude all, et käest välja minnes tundus see vise väga hea, aga sai ikkagi mingisuguse nähtamatu oksa seal ja ega Silver on ennast suhteliselt nagu lolli kohta visanud sellise eksimusega, et tiialad sa mõtled küll, et ma lähen nüüd iiglit võtma, aga siis lõpuks hakkad parri pärast üldse rabelema, on ka nagu loll tunne tegelikult, et pahatihti tuleks see nii-öelda suur tahtmine või ego alla suruda. Ja Koni ilus lähenemine, peaks lihtne 3 olema. Isupil samamoodi. Ja Isup ikka natuke tahab veel putida, et kuigi rahvas plaksutas vist oli hea ikka. Siin nüüd Silveri oli suhteliselt ebameeldivas kohas ja jättis endale veel natuke seal puttimistegevust ja minu poolt muidugi super lähenemine esimestesse okstesse ilma nagu suure pingeta kohe ja saab jälle pikka putti proovida, pikemat. Ja Isup on nii keskendunud, et võiks ju täitsa ära panna. Aga juba teist korda järjest nagu jääb kõrgeks kuidagi. Jah, samas pigem kõrgeks kui madalaks, eks ju. Aga Silverile parr,
sina oled ka parriputil. Ohoh, jah, see on seal sees. Ja Isupil nüüd parriput. Isup suudab vähemalt nii-öelda need comebackeri ehk siis nii-öelda päästed ilusti ära tuua, et kui need on olemas, siis võib igalt poolt midagi proovima, et. Nii, ja Kristo võtab Silverilt ühe tagasi ja teilt siis natukene edasi. Konilt vist mitte, kui Koni nüüd selle ringi ajal muidugi on natukene lähedaid putte eksinud, aga noh, nüüd õnneks paneb ära. Ja ega teisele, kolmandale kohale on kõik ikkagist väga lahti. Ütleme nii, et isegi mina olen veel mängus, et siin kõik poisid nagu annavad kuidagi lihtsamalt järgi kui võiks, aga mis sa teed, see külm ja tuul, et lõpuks oli see ring juba päris külm olla, mäletan, et esimesed 2 ringi oli lihtsam ja kes nüüd avas siin praegu, siis... See oli nüüd Kristo Vaikmaa, selle me... Jah, siit veel tuleb. Et see oli Kristo Vaikmaa vise nüüd. Nagu sellest mõnikord ka piisab, nagu me varsti näeme, ja Koni avab siin väga ilusti ringi sisse, vast 7-8 meetrit on see. Ja tuli paremalt Aiseriga üle. Silver nüüd tahab otse minna. Aga leiab need puud üles, mis selle vahepeal ikka tahtmatult nii-öelda ette satuvad, et... Ja sina lähed ka otse. Tundub, et on täitsa aus joon. Ja natukene ikkagi... Aga 10 peale jõudis, jah. Et ei jõudnud nii palju üle minna. Läbi augu ise nii-öelda otse korvile on selline mentaalne... Jah, et kui sa tahad nagu niimoodi visata, siis sul peab jõud olema. Ja Isup lasebki selle ikka väga pikaks. Aiseriga pikaks, jah. Ja Silverilt suurepärane lähenemine siit. Et väga nagu halvas asendis oli ja viskabki selle 3 meetri joone peale. Puud olid ka veel tegelikult ees ja ütleme nii, et see lumijalgel ei ole kõige parema gripiga, et seal on nagu ikkagi... Ja Vaikmaa nüüd läheneb hopsti. Nii. Lihtne Pirko. Ma panen selle nüüd sisse või, kuidas on? Sobib või? Ja nii see käib. Ja tegelikult, kui nüüd nagu võistluse koha pealt võtta, siis ta võiti selle Silverit ühe tagasi. Jah. No see oli ka lihtsam, selle pidi võtma nagu nii. Ja jälle oleks pidanud Rocki võtma, ei jõudnud see Jetas sinna välja minna, ma ei tea, ma olin millegi pärast Rock 3 ja Makod välja tõstnud. Isupil jah, jõudu oli, et pani selle avadraivi pikaks, et seda väga tihti seal paremalt poolt üle minnes ei näe, või eestlaste puhul, et eks siin, ja Konil jälle, ma ütlen, et selle ringi jooksul on nagu, et te olete kahekesti niisugused putimasinad. Silver võtab ilusa 3, arvestades seda, kus ta pärast avadraivi oli. See on sealt väga okei veel. Isupile ka 3. Kas ta oleks OBS esimesega läinud või? Ahaa, ma nüüd ei teagi. Võib-olla puudi ette, ma ei mäleta täpselt, aga 3 või 4 temale ja minule siit ka siis nii-öelda 3. Ja lähme jälle edasi, et need on need head ringid, kus 3 tulevad ja kohe rõõm on. Ja Konile ka 3 siis pärast seda. Siimule ikkagist parr, et jäi nii-öelda mängualasse see asi. Ainukesena Birdi siis Vaikmaale, kes võttis sellega 60 meetri kauguselt, et kuigi mina, Koni ja olime nii-öelda ka täitsa puutil. Täitsa ringi peale. Ja siin siis selline 50 meetrine saare rada, et ütleme, paremat viset väga ei anna tahta. Läks esimestest puudest küll napilt, aga jõudis ikkagist ilusti. Ja siin on see saar nüüd talvistel tehtud selliseks, et korvi taga on tegelikult 4-5 meetri väljub OB, nii et kui sa jääd lühikeseks, lähed dropparisse ja üritad sealt nii-öelda siis seda Birdi-putti proovida, siis on väga lihtne mööda minnes, et see Ketas läheb uuesti OB-sse ja siis on juba pahandus. Ja nagu me nägime, siis Silver Lätt eksiski, tabas puud ja saarele jõudnud, et tuleb drop-zone'i minna. Sina oled ilusti saarel ja nüüd Siim läheb täitsa enda, ma ei tea, kas see oli kogemata, aga igal tundus natukene liiga palju seda annukat, aga lõpetas nii-öelda ilusti. Silver drop-zone'ist nüüd pigem läks niukest panema, et mis taha OBS-e ei läheks. Et kerge võimaluse jätab, et äkki nii-öelda hõljub sisse, aga... Sest ega ta nüüd teab ka, et nagu Vaikmaa on juba ju täitsa lähedal ja viimased korvid teevad selle mõnusalt pingelisemaks, eriti kui on OBS ja sinult ikkagi ma millegi pärast ei olnud ka väga rahul selle putiga, et ma ei tea, kas nagu ringi on väga hea või mis värk oli, aga võta kinni nüüd.
Silverile 4, siis ühesõnaga ja koos penaltiga. jah. Koni sellele Vaikmaale 2, Isupile 3 ja Koni sai siis 2. Just. Ehk siis tegelikult võttis Vaikmaa nüüd 2 tükki veel Silverilt tagasi, vahe on 3 viset, mis viimasel rajal, ütleme, et viimane rada on ka par 4, kus kõik nagu tahaks saada ja pigem niisugune lihtne rada. Et kui nüüd Vaikmaa võidule tahaks minna, peaks siin ikkagi minema seda Eagle'i versiooni püüdma. Aga tundus, et ta läks ikkagi pigem juba niisugust. Ma usun, et teise kohaga on mees juba... Ma ei tea, kas ta tegelikult vaatas, et Moro oli tegelikult sel hetkel juba suhteliselt lähedal talle, et võib-olla ta nägigi, et siin ei ole mõtet nii-öelda minna Eagle'ile, et mängime seda teist kohta kindlalt. Kuigi me ei ole kindel, mis seisus Moro sel hetkel oli, aga ma eeldan, et ta oli päris lähedal juba. Ja Koni nüüd eksib. Koni oli ilusti tõusnud 3. kohale ja nüüd eksib selle päris lihtsa avadraiviga tegelikult. Ja tuleb drop zone'i suunduda, kus drop zone'ist ei ole samamoodi väga lihtne seda... Jah, minu mõte oli siin ainukesena minna nüüd Eagle'it võtma, et siin midagi enam suurt päästa ei olnud, et läksin maksimumi peale, aga ma ei olnud seda viiset kunagi harjutanud ja ketas läks liiga palju üle. Isupilt ilus pikk drive ja ütleme niimoodi, et ma arvan, et kuskil 14-15 äkki. Ja võib-olla tegelikult ikka rohkem, sest et siit jääb nii-öelda see natuke arusaamatuks, aga pakkuks sinna 20 juurde ise ja Silver mängib sellist kindlat nii-öelda pöördit, et ta ei ole rohkemat vaja ja ei ole mõtet siin hakata hullu panema ja nii-öelda hulluks minema. Ja Koni ongi nüüd drop zone'is ja teeb oma 3. viset. Ja väga ei saa huvitav. Sellega kindlasti rahul jääda, et läks nagu vara käest välja, kui õnneks oli selline kas midari või mis iganes väga palju skippinud, oli väga palju seda nii-öelda hooga sees, mille pealt skippida. Silver viskab 4 meetri peale, peaks tihti pöördi olema. Mina läksin siin juba sisse proovima visata. Mis ei olnud üldse kaugel tegelikult. Ja nüüd said ka punase lipu. Jah, siin ei olnud enam nii-öelda suurt vahet, kas ma võtan siit midagi väga head või siin on midagi halba. Koni viskab alla. Isup nüüd teab, et Isupile tegelikult piisab pöördist, et Koni edestada, aga oleks vaja Eagle'it, et Moroga viiki saada. Ja siin ei ole ka palju vaja, et see nii-öelda, et see putt... Siin on korvi peale on kirjutatud ka, et nagu, et kas ta siis ei võta nüüd? Kuigi nüüd on ikkagi PDGA nii-öelda... Litsensiga ja ei, tegelikult on täitsa head korvid. Väga tublid korvid on Puti trennis meil see Karl Kukel on täpselt samasugune. Alati Puti liigas seal tulevad kõige armsamad tulemused. Ise endale nagu armsad. Ja Koni võtab siis siit, kui ma eksi, 5. Just. OB-ga Vaikmaa võtab lihtsa 3 ja võidumees Silver Lett võtab ka nii-öelda lihtsa 3 juba sulejope seljas ja keha soojas. Ja siit ei ole muud kui šampus lahti, allkirjad rindadele ja peole. Just. Väiksed, ja nii see asi oli siis. Silver Lett, Eesti talvine meister 2017. 2 aastat järjest. 2 aastat järjest. Teine koht Kristo Vaikmaa, tiim disksport.ee, .lv ja mis neil veel kõik seal on. Ja 3. koht Rainis Moro, keda me kahjuks mängimas ei näinud. Kahju, et teda siin ei olnud. Oli ulmeline ring. Ja Vaikmaalt siiski kokkuvõttes väga ilus ring ilusa lõpuga. Silverilt soliidne, Isup Koni kindlasti keskmiselt sobiks paremini ja siis viimasena vist on... Sina? See on täitsa okei sinu kohta? See on, par on okei. Head aega! Näeme tulevikus! Jõu!